ma mõtlen, et ma väga palju inimesi ei tea, kes on endale ehitanud nagu algusest lõpuni selles looduslikus stiilis nagu sinu. Ma ühte tean veel peale sinu, aga neid ei ole väga palju vist või? Miks, ja kas see on kasvav trend või kuidas sina selleni jõudsid? Jaa, no kõigepealt mul meeldis vana palk. Siis me võtsime maha vana palkmaja ja ehitasime selle teise kohta uuesti, ehk ma kasutasin ära samu palke, aga ei teinud samasugust maja enam. Näiteks tegin nendest palkidest teistsuguse maja. Ja siis ma vaatasin, et sellest saab väga ägedat konstruktsiooni ja ta on niisugune mõnus, aga et sooja oleks vaja juurde. Ja siis ma kuidagi nagu täpselt niimoodi kujunes, et sellel teel ma leidsin nii põhupaki ehituse kui ka savikrohvi. Ja need kuidagi kõik väga hästi kombineerusid minu mõttes. Ja siis ma käisin mööda ilma ringi ja otsisin erinevaid, mitte savi ei otsinud otseselt, aga ma otsisin erinevaid ehitamise stiile ja kuidas neid materjale kasutatakse erinevates maades. Ma tahtsin just küsida, et mööda ilma, mis see tähendab, et läksid Võrru või sa läksid veel kaugemale? Läksin Võrru ja siis läksin veel edasi ka. Ma läksin käisin Saksamaal ja teistes toredates riikides, kus ehitati parasjagu siis põhupakkidest või tehti midagi saviga. Ja siis kuidagi see info minuni jõudis, ma isegi ei mäleta, kas Facebook oli sel ajal olemas või ei olnud, aga see info televiisorist näidati. Jah, äkki oli televiisorist ja siis vaatasid, oi, aga see on ju Saksamaa. Ja läksin, võtsin piletid ja sõitsin Saksamaal. Olgu.